tere taas! Tänases videos vaatame üle üht eriti võimsat veebikaamerat, mis on eelkõige mõeldud konverentside jaoks, sest et ta suudab ise tänu kaugjuhitavale puldile automaatselt üles leida näiteks kõneleva isiku. Kuidas ta seda täpsemalt teeb? Kohe hakkame vaatama. Esmalt aga kiire meeldetuletus, et kui sa ei ole seda juba teinud, siis pane ka meie kanalile subscribe ehk jälgi meie kanalit ja ole hea, pane ka like sellele videole, sest et see aitab meie videotel jõuda inimesteni, kes seda vajavad. Nii, aga siin on tegemist Hikvisioni DS-U102 mudeliga ja tegemist on 2 megapikslise Full HD resolutsiooniga varifokaalse veebikaameraga. Võib-olla see lause kõlas natuke keeruliselt, seega võtame ta karbist välja ja vaatame täpsemalt, mida ta endast kujutab. Karbiga tuleb meil näiteks kaasa vooluadapter, siia otsa saab panna erinevaid kinnitusi, meile antakse kaasa 3 tükki. Loomulikult on ka meie standardne Euroopa ots olemas ning lisaks sellele on ka veel 2 adapterit olemas. Adapter kinnitub siia otsa väga lihtsalt, tuleb lihtsalt see õige koht üles leida ja ta kinni suruda. Järgmiseks on meil 4,5 meetrine kaabel, see ots läheb siis veebikaamerasse ning teises otsas on meil 2 ühendust. Üks nendest on toide ja teine on siis USB 2.0, mis läheb arvutisse. Tegu on siis plug and play veebikaameraga ehk nii kui sa selle arvutisse ühendad, siis ta juba on töövalmis ja mingit eraldi tarkvara installeerima ei pea. Seejärel on meil kaasas kinnitus, tänu millele saab sellega näiteks laua peale kinnitada või siis ka seina peale. Võimalus on ka lakke kinnitada, aga selle jaoks see ei sobi. Siis oleks tarvis vaja osta teine kinnitus ja kinnitusega kaasas ka mõned kruvid. Nüüd jõuame puldi juurde, mis tagab meile selle, et me saame oma kaamerat kaugemalt juhtida. Puldi ülesehitus iseenesest on väga lihtne, liiga palju nuppe siin ei ole, aga kõik nupud, mis on siin, on väga tähtsad ja kohe hakkame ka sellest rääkima. Ja viimaseks loomulikult siis meie uhke veebikaamera. Võtan selle klapi pealt ära ja selline ta välja näeb. Seda kaamerat saab puldiga keerata 330 kraadi, ta päris 360 kraadi ära ei tee, aga peaaegu. Ning samamoodi puldiga üles-alla kallutada kuni 28 kraadi. Nagu ma enne mainisin, siis tegu on 2 megapikslise kaameraga. Pilti suudab ta näidata kuni 1080p 30 kaadrit sekundis ning tal on 3,1 mm kuni 15,5 mm varifokaalne objektiiv autofookusega. Lihtsamalt öeldes tähendab see seda, et ta suudab ka väga lähedal olevaid objekte ilusti ära fokusseerida. Lisaks on tal ka 120 detsibelline VDR tehnoloogia sisse installeeritud, ehk siis kui kaamera on suunatud vastu valgust, siis sellegipoolest näitab ta selget ja eristatavat pilti. Veebikaamera diagonaalne laius on 94 kuni 23,8 kraadi, ehk siis selline päris standardne. Veel lisaks tasub ära mainida, et tal on ka sisse ehitatud mikrofon ja nagu praegu näha, siis suudab ka pilti väga korralikult sisse zoomida. Nii, aga oleme natuke edasi liikunud. Mul on veebikaamera arvutiga ilusti ära ühendatud ja saame hakata testima, kuidas kaugjuhitava puldiga siis seda veebikaamerat juhtida. Kõigepealt kõige lihtsamad nupud on need 4 keskmist nuppu siin ringi sees ja nendega saab siis lihtsalt seda kaamerat liigutada edasi-tagasi, üles, alla. Seejärel on meil siin pluss ja miinus nuppe, mis on siis loomulikult zoomimiseks. Näiteks kui ma praegu väga tahan seda Hikvisioni kirja seal lugeda, siis ma rahulikult zoomin sisse natuke ülespoole ja ta juba teravustab selle pildi ära ka. Zoom on sellel väga tugev. Siin on tegu juba digitaalse zoomiga. Kui ma natukene tagasi zoomin, siis ta läheb üle optilise zoomi peale. Sellest allpool on meil manuaalseks fokusseerimiseks nupud olemas, kuid siin üleval nurgas on ka automaatne fokusseerimisnupp ning siin teises nurgas on 180 kraadine pööre, ehk siis seda tuleb kasutada selle jaoks, kui teil on näiteks veebikaamera lakke paigutatud, et ta ikka pilti õiget pidi näitaks. See näeb siis välja umbes nii. Nii, aga enamus nupud üle vaadatud, meil on siin jäänud veel helivaigistusnupp ja siis on meil siin 1, 2, 3, 4, 5 lisanuppu. Mida need nupud teevad? Väga lihtne. Need 5 nuppu on eelseadistatavad nupud. Ehk meil on võimalik salvestada 5 erinevat positsiooni selle kaameraga. No oletame näiteks, et me tahame seda Hikvisioni kirja siin ära salvestada. Ehk siis suuname kaamera selle poole, zoomime natuke sisse ka selle kirja poole. Ja nüüd ma hoian siis number 1 all umbes 2 sekundit suunaga kaamera poole ja siit hakkab üks selline tuluke vilkuma, mis tähendab, et ta salvestas selle positsiooni ära. Nii et edaspidi, kui ma number 1 siit vajutan, siis ta kohe automaatselt pöörab ennast selle Hikvisioni kirja poole. Aga salvestame mingi teise positsiooni ka ära. Nii, võtame näiteks
tuleme siia poole. Noh, see on küll väga, väga tore nurk, kust oma nägu filmida, aga pole hullu, las ta praegu olla. No salvestame siis selle ära. Samamoodi 2 sekundit hoiame all. Ja nüüd ta peaks olema ära salvestatud ja nüüd testime, kas, kui ma number 1 vajutan, kas ta siis pöörab ise automaatselt selle Hikvisioni kirja poole. Nii. Ja toimib ja zoomib ise samamoodi sisse ka. Ja number 2, siis ta peaks minu näo poole suunama. Zoomib samamoodi automaatselt välja ja toimib. Et nii siis kuni 5 nupuga saame neid positsioone salvestada. Okei, aga tegelikult ega rohkem ei olegi midagi sellest kaamerast rääkida. Et tegelikult on väga lihtsa kaameraga, kuigi esialgu võib-olla tundub keeruline, aga puldi peal väga konkreetsed nupud, plug and play, midagi installeerima ei pea, üles sätestama ei pea. Programmeeritavad nupud on väga lihtsa loogikaga. Kaamera pilt, nagu sa juba nägid, on väga korralik. Mulle väga meeldis seda testida ja kui soovid selle kohta rohkem informatsiooni, siis loomulikult panen lingi siia alla video kirjeldusse. Ära unusta sellele videole like panna, pane subscribe ka, kui sa veel ei ole seda teinud. Ja sellega mina tänaseks lõpetan. Aitäh sulle vaatamast ja järgmise korrani!